tulemast kuulama meie Iluvarjus järjekordset episoodi. Täna sukeldume iluvaldkonna telgitagustesse, mitte glamuursetesse meigikohvritesse ega trendivärvidesse, vaid palju sügavamale, hügieeni, terviseohutuse ja teadlikkuse maailma. Meil on külas 2 inspireerivat naist, Erika ja Kätlin, kes on iluvaldkonnas tuntud professionaalid, koolitajad ja ilusektori ürituste korraldajad. Nad seisavad selle eest, et iluteenuste maailmas ei säraks ainult tulemus, vaid ka teadlikkus, ohutus ja eetika. Räägime ausalt täna sellest, mida tähendab vastutustundlik iluteenuse osutamine, miks hügieen on midagi enamat kui lihtsalt kinnaste kandmine ning kuidas täiskasvanute koolitamine võib muuta kogu valdkonna. Head kuulamist! Tere tulemast, Erika ja Kätlin! Tere hommikust! Tere! Alustuseks üldse küsiks, kuidas te üldse ilumaailma juurde sattusite, et mis teid selle juures köidab? No ma alustan siis. No mina tegelikult alustasin 2010 ripsmetehnikuna ja mind köitis see, et ma ise käisin ripsmetes ja ma nägin salongi melu ja mulle hakkas see tohutult meeldima. Ma nägin, kui rahulik see oli, kui ilusad olid iluteenindajad tollal, ka praegu, aga siis ma nägin, et oli just see vormi kandmine seal, et mulle nii nagu tohutult meeldis see, aga elu ikkagi viis palgatööle ja siis peale viimast palgatööd tegelikult, kui ma lahkusin pangandusest, et siis hakkas minul see täiskohaga iluteenindaja töö, et sealt edasi siis tulidki juba küüned ja siis juba koolitused. Aga jah, ma ütleksin, et mind lummas tegelikult see salongi vibe kuidagi. See tundus nii rahulik ja ilus ja puhas kuidagi. No minul vist ei olnud nagu teekond nii lummav kui Erika. Et mina töötasin, et mul on hariduselt ikkeski hoopis nagu õigus ja kõik see pool ja ma töötasin juba aastaid riigisektoris. Ja nagu ikka siis mingi hetk tunned, et mingi valdkond väsitab ära ja siis minu küünetehnik lihtsalt teatas, et teatel on puhkust vaja, et tule siis asenda mind. Ja siis ma nagu siis kuidagi mõtlesingi, et mul on vaja mingit pausu riigitööst ja siis sattusin sinna nagu küünetehnikute koolitusele. Aga mind köidab kõige rohkem ikkeski see, et kuidas iluvaldkond nagu ühendab inimesi ja see teenus, mida sa käid nagu siis võtmas või tegemas ka, et see annab enesekindlust. Ja mul ikkeski nagu selles iluvaldkonnas nagu meeldib just see, et kuidas mingi teenus suudab sind inimesena nagu muuta selle 2 tunni jooksul või ka see, et see on aeg sinule. Ja mul on nagu see ikkeski nagu meeldib kuni siiamaani nagu 20 aastat nüüd juba, et just see, et sa saad sealt nagu midagi palju enamat kui see üks teenus. Et see on nagu lahe. Et sa näed tulemust ja kliendile, nagu mina teenuse pakkujana näen tulemust ja ma näen ka seda kliendi rahulolu kohe. Et kui ma siis seal riigisektoris olin, et siis sa nagu tegid päevast päeva, muudkui andsid oma panust riigile, siis nagu saanud üldse aru, et kuidas siis on. Ma olen Kätlini juures kunagi käinud küünekoolitusel. No võt, et see on tegelikult hästi huvitav märkamine, et kui me tegime esimest üritust Erikaga, siis Erika rääkis, et mul on siuke perekonna kokkutulek siin, ja siis ma seisin seal lava peal, siis ma vaatasin, et siin saalis on ka inimesi, keda olen ka mina kunagi koolitanud ja siis nagu oli kuidagi eriti soe tunne, et kui tore, et siin on nagu neid inimesi, kes on jäänud siia valdkonda nagu minagi, et ma justkui tulin enda sõbrannat asendama ja siis sellest on saanud täna 20 aastat. Aga kuidas see teekond oli koolitajaks, et kas tundsite, et midagi vajaks muutmist või? Ma ei tea, minul ikkeski oli niimoodi, et ma tegin seda tööd ja ma nägin ikkeski, et väga palju tuli ka kliente, kes olid rahulolematud. Ja siis ma nagu kogu aeg nagu mõtlesin, et huvitav, et kuidas meil salongis on niimoodi, et me nagu kõik teeme nagu päris head tööd
ja siis ikka tuleb kuskilt mingit jama nagu sisse. Ja siis kuidagi ma arvan, et see tuleb nagu loomulikult, et sinus endas peab olema nagu see andja pool olemas ja see, et sa näed suuremat plaani, et mida sa tahaksid siis öelda või mida sa tahaksid õpetada, onju. Ja minul oli ka üks kindel periood, kus ma tundsin, et jah, ma tahan teha seda koolitust, ma tahan anda endast maksimumi ja alati tuleb ära tabada ka see hetk, kui kas sa väsid sellest või sa tahaksid midagi muud. Et minul oli kindlasti see koolitaja teekond oli umbes 5 aastat ja siis ma tundsin, et okei, et nüüd ma tahan midagi muud. No minul algas tegelikult väga selles mõttes lihtsalt, ma ütleksin, kuna ma olen kõva häälega ja võib-olla ka räägin ilmekalt, justkui ka tundus siis sellele salongi omanikule, kus ma kunagi töötasin, siis tema ütles, et meil on vaja koolitajat, ma olin tollal siis ripsmetehnik ja et hakkad koolitama. Et koolitasin siis nii-öelda salongi õppekava järgi, et tollal oli salongil ka oma õppekava ja tollal oli ka salong Töötukassa siis koolituspartner. Ja antigi mulle paberid kätte ja öeldi nii, muidugi siis oli tunni palk mul, ma mäletan, see oli selline naljakas, võib-olla puhtalt kätte, heal juhul 5 eurot sain, ma ei mäleta enam seda aastat, aga see tuhin, et vau, ma saan kedagi juhendada ja mul tuli see nii hästi välja ja ka salongi omanik tollal ütles, et issand, me pole nii häid tagasisidesid nagu kunagi saanud õpilastelt, et koolitaja nii tore ja nii soe ja nii õpetas, on ju. Praegu tagasi vaadatuna mulle tundub, et need õppekavad vajavad kõik vahetamist ja vajavad kõik muutmist. Ja sealt edasi siis ma sain aru, et mulle meeldib seda teha, mulle meeldib koolitada, mulle meeldib juhendada, mulle meeldib see, et ma päriselt saan nagu aidata oma teadmistega ja ma näen, et õpilasel tuleb välja, tal lähevad silmad särama, et mingi, mul tuleb nüüd välja, nüüd ma tean, mis ma tegin valesti või nüüd teen veel paremini. Ja siis läksingi edasi niimoodi, et avasin oma salongi ja hakkasin koos siis oma kolleegiga koolitama. Tema hakkas siis sealt ripsmeid koolitama ja mina hakkasin juba küüsi koolitama ning me olime ka Töötukassa koolituspartner, tegime endale lepingu, saime lepingu, see tähendab seda, et ka meie koolituskavad olid kõik läbinud kontrolli, et juba tollal me teadsime, mida me teeme. Me nagu astusime koolitusmaailma teadlikult, aga ka siis oli üks täielik ämber. Meie väljastasime ka ingliskeelsete nimetustega certificate, sest kõik tegid nii. Ja kuidagi täiskasvanute või selles koolitusseaduses see punkt jäi kuidagi märkamata, et peaks olema eestikeelne nimi ja see tunnistus, et võib-olla me ka hiljem jõuame sinna, kus me räägime konkreetselt tunnistustest ja tõenditest. Aga üldiselt et olime küll ametlik partner, väljastasime uhkelt certificate. Meile ka midagi nagu tagasi ei öeldud, eks ole. Ja siis ma sain aru, et okei, ma tahan veel edasi minna sealt. Ja kui ma sain Eestis sellised so koolitused, siis ma sain aru, et ma ei tea, et kas nagu peabki niimoodi elama, et ma ei tea, et juba hakkas see Instagrami ajastu kuidagi ja ma nägin, et Instagramis seal piiri taga tehakse nagu absoluutselt teistmoodi, kuidagi veel paremini ja siis tekkis see nagu küsimus, et huvitav, et kuidas saab teiselt poolt teha nii hästi, aga miks meie siin ei tee niimoodi? Ja kui ma sain oma esimese välismaise küünekoolituse, siis ma sain aru, et ma ei oska mitte midagi ja ma olen veel koolitanud niimoodi, et ma justkui ei oska mitte midagi. Ma sain aru, et esimesel päeval me rääkisime tööohutusest, hügienist, mingisugustest viiruste, bakterite levikust, ergonoomikast. Ma mõtlesin, kas me küünteni ka jõuame. Ja siis ma sain lõpuks aru, et huvitav, et miks meil Eestis ei ole sellist koolitust. Ja siis ma tulingi välja, ma sain aru, et mina saan ollagi siis see, kes toob samasuguse küünekoolituse Eestisse ja põrusin, õppisin, ei andnud alla ja sain aru, et tegelikult on võimalik
ja Eesti klient, Eesti ilutegija tegelikult võttis ülihästi selle vastu. Ta saigi aru, et tal oligi puudus just sellest, et päriselt keegi koolitaja ütleks sulle välja, et tegelikult iluteenust tuleb alustada hügieenist, mitte sellest, kuidas teha iluteenust, on ju. Tuleb rääkida hinnast, sest et see on hästi oluline ja tulebki nagu aru saada sellest, et iluteenus on luksusteenus ja igaüks ei peagi seda saama. Et me peame nagu sinna lõpuks jõudma, et kellele me seda teeme, kuidas me seda teeme ja millise koolituse me oleme nagu saanud, et siis pakkuda seda kvaliteeti. Siuke pikk teekond oli mul. Et meil on Eerikaga hästi lahe, et meil on Eerikaga see, et kui me vaatame oma sükast arenguteekonda, siis me oleme Eerikaga tegelikult hästi palju, meil on sükse paralleele, et kui me Eerikaga ükskord ka siin niimoodi enda seda ajajoont joonistasime, et siis olingi, et kõigepealt mina olin koolitaja, Padu Hingeline, kõik suuremad Eesti firmad siin ütlesid minule ka, et ma tegin siis keellakkide koolitusi või sükest koolituspäeva ja siis ma mäletan kõik firmad, issand jumal, sul kestab see koolituse päev, terve päev 5 tundi, issand, mis seal teha nii palju on. Ja siis oligi lahe nagu jälgimine see, et mina tegin neid koolitusi kuskil 4 aastat aktiivselt ja tõnks, minu tühimiku täitis Eerika, et pärast mind tuli Eerika oma koolitustega, et meil on Eerikaga hästi palju selliseid hilisemaid märkamisi olnud, et kus meie nagu teed tegelikult väga palju kattuvad ja eks sealt ka see hästi sarnane mõttemaailm siis nagu ka, et millised need koolitused siis Eestis peaksid olema või üritused üldse ilutegijatele. Selle kattuvuse osas ma korraks võib-olla tulen siia tagasi, et vaata, sa ütlesid, et sa olid esimene see, kes siis õpetas riigi ametnikele, kuidas siis ID-kaardi tarkvara kasutada, on ju. Ja siis mina olin tollal ka tööl tehnilise toe spetsialistina ja mina olin siis see inimene, kellele helistati, kui ID-kaardi tarkvara on vaja reinstallida, deinstallida ja ei ole võimalik allkirjastada, siis mina olin nagu tehniline tugi, et nagu jälle see mingi ristumise koht, et mina olin tõesti, jah, täpselt, et kui mina olin ennem ju aastaid tööl ikkaski Siseministeeriumis, kus kogu digiallkiri nagu alguse sai, siis ongi nagu huvitav jälle tõdeda, et minu riigisektori töö just kui lõppes selles punktis, et me koolitasime välja Riigikogu ja siis ma nagu tulin riigitöölt ära ja siis on ka huvitav, et Eerika siis hakkas selle tehnilise toe nagu eksperdiks. Jah, mina töötasin tollal Transcomis ja see oli siis, seal olid küll erinevad mul ülesanded, aga üks ülesanne oli tõesti see, et juhendada siis digiallkirjastamist ja et kuidas siis arvutis saada tööle see programm, et kui on jälle mingisugune uuendus teil seal tehtud, et meil siis tavatarbijal, lõpptarbijal ka töötaks. Et siuke paralleel ja. See on saatus. Ma ei tea, mulle tundub. Meil on hästi palju, meil on Eerikaga tõesti hästi palju sükseid märkamisi, et küll meil on mingid koduaadressid sarnased, meil on firma registriaadressid on sarnased, meil on hästi palju sükseid sarnaseid seiku on meil tõesti. Okay, aga rääkige sellest, kuidas te teineteist leidsite ja koostööni siis jõudsite? Ma võin kohe alustada sellest, et kuna ma näen, et ma trigerdan paljusid inimesi oma väljaütlemistega võib-olla, siis Kätlin oli see, kes trigerdas mind täiega. Ma nägin Instagramis, lihtsalt mulle tuli feedi ette miskipärast Kätlini pilt küüntest. Ja seal oli kirjas, et keellakkidega maniküür Viimsis 45 €. No kuidas mina pilte vaatan? No zoomin sisse ja võtan luubikaabiks, kui vaja on. Ja mis mõttes 45 €? Seal pole isegi naha alla värvitud. Kuidas see võimalik on? Ja mind nagu täiega trigerdas see ja ma hakkasin lihtsalt jälgima, kes see küünetehnik Kätlin seal Viimsis on ju. Et küsib sellist raha, siis minul maksis keellakk 40 €, 45 ja no ma ei tea, naha alla võiks ikka värvida. Ehk siis see oli minu esimene siuke trigger, kus ma panin talle follow. Ja kuidagi siis juhtus nii, et sa vist äkki mulle kirjutasid või? Ma ei mäleta täpselt, et meil oli mingi teema. Ma panin laigi ikkagi ära. Ja siis sa nägid, kes see laikis.
et sellel hetkel jah, et kui ma siis Eerikat trigerdasin, tegelikult ma olin juba, ütleme niimoodi, et ühe jalaga iluvaldkonnast juba välja astumas, kuna ma õppisin vaimse tervise nõustajaks, kuna ikkagi iluvaldkond mõjus nii rängalt, et ma põlesin iluvaldkonnas niimoodi siis läbi, et mul oli insult, ja siis ma sain ka aru, et okei, et midagi peab muutma ja kuidagi ma siis olin juba Eerikat seal jälginud, vaatasin ka, täitsa lahe tšikk, teeb nagu toredaid koolitusi. Pärgib küüne alla, on ju. Täiesti nagu pädev, on ju. Ja siis, ja ma ei tea, me hakkasime natukene seal kuidagi kommenteerima mingeid üksteise asju ja tegelikult meil tuli hästi kiiresti see taipamine, et me tegelikult mõtleme ühtemoodi. Et lihtsalt mina olen see Viimsi küünetehnik, kes teeb nagu veits lappes tööd, aga mul on kõik ajad vaata nagu täis, et seega ma ei lasknud sellest ennast üldse häirida, et lõpuks on ju tähtis see, et sul on kliendid, kes on nõus sinu teenusest maksma. Ja siis, aga hästi kiiresti meil tõesti tegelikult Eerikaga tekkis siuke märkamine, et me mõtleme ühtemoodi, me mõtleme ka seda, et kuidas võib-olla ilutegijad peaks nagu teenust pakkuma ja tänaseks ma arvan, et me oleme teinud koostööd äkki juba 2 aastat. Ja see koostööna me jõudsimegi tegelikult niimoodi, et ma kutsusin Kätlini enda baaskoolitusele rääkima siis mikroettevõtlusest ja ajajuhtimisest, kuna mina koolitajana ma näen seda, et kui me räägime algajatest, kui oluline on õpetada seda, et sa lähed tööturule, sa lähed juba ettevõtjana. Sa lähed ettevõtjana ja sul tuleb 100 muud asja. Ei ole ainult see, et kuidas sa teed neid küüsi, kuidas sa kaupa tellid, kuidas sa aega juhid, kuidas sa kliente leiad, kuidas sa ennast hinnastad. Te teate tüdrukud, et te olete ise samas valdkonnas. Ja ma ütlesin ka, et tead, mina tunnen seda, et minu algajaõpilane peab teadma ajajuhtimisest, et ta ei põleks läbi esimesel aastal. Samamoodi ma näen, et tuli suure hurraaga küüneturule, küünetehnikuks, aasta aega läheb mööda, müüb asju, põles läbi, on ju. Ja ma ütlesin, et tule räägi mikroettevõtlusest, kuidas on see A ja O, kust nad üldse leiavad, ma ei tea, kust nad peavad registreerima firma, milline võiks olla see nimi, mis iganes, et kuna Kätlinil on selles valdkonnas see mentorlust pakkud, on ju. Ja pakkusin talle seda varianti, et davai, et tule ja hakkame niimoodi minu algajaid õpilasi siis koolitama. Minu koolitustel on veel 2 koolitajat, kokku siis 4 koolitajat ja siis Kätlin ütles, aga me läheme nüüd suuremaks. Ma mingi, mis mõttes? Me teeme nüüd ilutegijatele ürituse, me teeme nüüd seminari, kus me kutsume riigiametkonnad kokku, kus me räägime asjadest. Ja ma ütlesin, et okei, see oleks üliäge, et me saame riigiametniku oma kabinetist laua tagant välja, lava peale, päris nagu ilutegija ette või, nagu how crazy is that, nagu jumal äge. Mõtlesin, no davai teeme. Ja siis meil kuidagi läks niimoodi, et me hakkasime neid üritusi tegema, ma ei tea, me ei maganud ka vist siuke tunne, põmm, lihtsalt hakkas tulema mingisuguseid ideid, nii ma sain ühe kokkuleppe, ma sain teise koostöö kokkuleppe, 3., 4. Need tulevad esinema, ma mõtlen, et kas see on nagu päriselt nagu päris asi, mis me teeme või? Mina ei ole kunagi selliseid suuri üritusi korraldanud ja kuidagi usk Kätlinisse, usk minusse kuidagi niimoodi läks kokku, et me müüsime maha oma esimese ürituse ilma maandumisleheta, läbi minu mingisuguse kodulehe e-poe, läbi ilma ühegi reklaamita, lihtsalt ma tegin paar storyt, davai, tulevad riigiametkonnad, tuleb nii äge üritus ilutegijale, et kuulge, come on, et me saame kokku ühes saalis, te saate küsida riigiametnikelt küsimusi ja sellised teemad, mida te olete kartnud, eks ole, küsida. Ja me müüsime vist esimese ürituse maha, ma ei tea, 6 ajaga või?
kuu aega kindlasti. Ja ma ütlesin, et enne seda ma veel ütlesin Kätlile, no ma ei tea 50, teeme 50 inimest, mitte rohkem. Eerika oli paras nagu pidur. Ma nii kartsin. Et kui Eerika nagu ütles, et tule räägi sellest ettevõtlusest ja siis ma nagu mõtlesin, ma võin sellest rääkida, aga siis ma kohe sain aru, et tegelikult on hästi nõmme võtta endale ka vastutust nagu riigiametite nimel nagu rääkida ja koolitada ja õpetada, et pigem nagu kutsuks need ametnikkonnad kohale, las tulevad, räägivad ise, saavad nagu selle tuleraha endale, onju. Ja siis ütlesin Eerikale, et teeme siis ikka nagu mingi üritus, et mul on nagu, et mind nagu toetab tõesti see, et mul on mitu kõrgharidust ja see õigustundlikkus on mul võib-olla next level kui teistel, onju. Ja siis ma ütlesin Eerikale, issand, mul on nii palju tutvusringkonnas nagu inimesi just nagu riigisektorites, mul on juriste, kuna ma ise ka siin nagu selle taustaga. Ja siis Eerika, et Eerika oli tohutu pidur. Selles mõttes, et Eerika tõesti, et teeme ürituse ja no ma ei tea, kutsume 50 inimest või siis ma nagu, mis 50, et kui me juba nagu teeme, siis tuleb ikka nagu suuremalt Eerika. Kuule, algus ei saanud vedama, nüüd ei saa pidama. Kui tahaks teha kõik. Et aga selles mõttes oli ju väga äge, et esimene üritus, mis me siis tegime, meil oli päevakorral või laual, meil oli esimene kord tegelikult 15 teemat. Et selles mõttes oli väga lahe näha, et siis hakkasime lihtsalt nimekirjast minema ja vaatasime, et oi, et 5 esinejat sai täis, et äkki jõuab veel mõne ürituse teha. Täpselt. Ja siis oleme nüüd aastaga ära teinud 5. 5 juba. 5 oleme ära teinud. Et just vaatasime statistikat, et kohal on siis käinud 880. Ilutegijat ja selle aja jooksul. Väga uhke. Täiega, et ise ka ei usu. Ma mäletan, mina ei saanud esimesel käia ja mul oli täiega FOMOst, ma vaatasin neid storysid ja asju, siis mul nagu, ma pean minema ja teisele ja 3. ma tulin. Mina käisin esimesel ka. Ja, no näete. Võt, väga tore. Ja. Aga kuidas te nüüd siis hindate, millised oleks need kõige suuremad tervise ja hügieeniriskid, millest inimesed siis Eestis ei teadvusta ennast, et ilutegijad, et kui te olete nüüd nii pika staažiga koolitajad olnud ja mina võib-olla tooks välja, et Eerika armastab hügieenist rääkida, et siis ma jätan selle valdkonna Eerikale, et mida nagu mina ikkagi näen iluvaldkonnas nagu riskina ja mida nagu ei mõelda, on siis ventilatsiooni puudulikkus siis salongis ja just see, et see ventilatsioon ja kliima, kus sa töötad, et me sellele nagu mõtleme tegelikult nagu üli vähe ja see sügisene meie üritus on ka tegelikult Tööinspektsioon kutsutud sinna esinema just selle fookusega, et hakata nagu andma mõista, et hügieen on ülioluline, number 1. Aga sealt järgmine teema on ikkagi ventilatsioon, õhukvaliteet meie salongis, mis mõjutab meie tervist nagu hästi palju. Ja siis ma arvangi, et sealt vaikselt tulevad juba uued teemad nagu juurde, aga tõesti, et ilma asjata ei ole ju pandud eelnõudesse sisse punkte, kui oluline see töökeskkond. Ja see on nagu iluteenuse pakkujale eriti oluline, sellepärast, et me ei mõtle väga tihti selle peale, et küünelakkidest jäävad aurud õhku, siis liimidest jäävad aurud õhku, juuksevärvidest, et kõik see tegelikult mõjutab meie nahka, me hingame seda sisse, et see ei ole ainult nagu see, et sa füüsiliselt viilid küünt ja see tolm, vaid tegelikult see õhk meie ümber on nagu ülioluline, et me oleks päeva lõpus ka terved. Jah, maniküüriruumis peab siis olema ventilatsioon 2,5 liitrit sekundist 1 ruutmeetri kohta, kui ma nüüd peast õigesti mäletan seda määrust, mis meil veel kehtib. Et see on tõesti hästi oluline, et hügieeni osas mulle meeldib rääkida, aga hügien see ei tähenda ainult instrumentide puhtust, et hügien see algab sellest, et kui sa tuled salongi, sa juba vaatad, on ju, ma ei tea, prügikastide ja üle, kas on värskel õhk, täpselt seesama ventilatsioon on oluline, et ventilatsioon on oluline, siis personalihügien, kuidas näeb välja ilutegija, kas ta on puhas, kas ta ei lõhna, ma ei tea, suitsu järgi, alkoholi järgi, kuidas ta nagu üldse välja näeb, eks ole.
et see ka, et loomulikult, kui me läheme sinna ohutuse peale, et ülioluline ju iluteenus peab olema ohutu, et ilma selleta me ei saa pakkuda, kuna me töötame ju küüntega, silmadega, nahaga ja nii edasi. Et konkreetselt me puutume kokku limaskestaga, me paraku ka puutume kokku verega, kui juhtub mõni õnnetus, küll seal puuriga, viiliga, tangiga ja nii edasi. Et hügieen on kindlasti hästi oluline ja see tähendabki ka seda, et ilutegijal peab olema see teadlikkus, et mis asi see hügieen on ja kuidas ta saab tagada seda oma salongis, oma stuudios, kes selle eest vastutab, kas salongi omanik, kas ta ise, kui ta on ise tegija, on ju. Ja tegelikult hügieeni olulisuse osas näitasid Tartu 2 meie üritust, hügieeniseminarid, mis siis me duubeldasime. Need osteti välja ülikiirelt, kokku siis oli 240 inimest seal, on õige number. See on täiesti uskumatu, kuna me alguses ikkagi väga stressasime seda Tartusse minekut, et ei tea, kas ikka tullakse. Ja H-keskusesse kohe, seal ruum võtta ja... Et me tõesti nagu mõtlesime erinevaid variante, aga nüüd me ikkagi tervitan kõiki, kes Tartus käisid, kuna see annab meile tõesti veendumuse. Et me tuleme tagasi Tartusse. Täpselt, et Tartu jättis väga sooja mulje ja tõesti just see, et Tartu oli ka selline koht, kus oli täiesti uued kuulajad ja see näitabki seda, et kui oluline ikkagi ka see hügieeni pool ja teadlikkus on, et ei ole niimoodi, et on ainult siin Tallinnas mingid eksperdid koos, et tegelikult head teenust me saame üle Eesti ja tegelikult ei ole vahet, kas sa töötad siis Räpinas või Kohilas, et igal pool on sinu jaoks keskkond oluline, kus sa töötad. Ja, et need üritused näitasidki seda, et tegelikult hügieeni teadlikkust ilutegijad tahavad ise ka sellest rohkem teada ja neil ongi võib-olla probleem sellest, et nad ei tea, kust nad seda infot nagu saavad, et kõik justkui nõuavad seda, aga kuhu ma pean siis minema ja et meie oma ilusektori üritustega tegelikult natukene tahamegi seda silmaringi just laiendada ka selles osas, et me ei tee koolitusi, me teeme ilusektori üritusi, kus me toomegi lava peale eksperdid, kes juba räägivad edasi, kus sa seda saad, miks sul on seda vaja, mis seadus seda teadmist siis toetab, et hästi oluline ongi see, et me nägime, et seda nõudlust on täiega ja miks ka tegelikult õppekavade sees ükskõik, mis baaskoolitusest me räägime, just ma rõhutan baaskoolitusi, kuigi ka täiendkoolitusel ma puudutan alati hügieeni-teemad, et kui oluline on see, et meie õppekavad toetaksid seda, et seal sees oleks see hügien. No, kuidas sa ikkagi saad seda teenust pakkuda kliendi jaoks ohutult ja kus juures kliendid on tänapäeval juba väga teadlikud, et me oleme jõudnud sinna punkti, kus ma isegi näen, et klient on teadlikum kui ilutegija ja siis see ilutegija võib-olla tulebki minu juurde koolitusele, ütleb, et tead, et mul nagu klient küsis sihukest ja sihukest asja, et kas minu instrumendid seal läbivad kõrgtaseme desinfektsiooni või kas nad on ikkagi sellest kuumakapist läbi käinud ja kraftümbrikus on ju. Ma ei oska vastatagi nendele küsimustele, ma ütlesin, no väga tore, et sa tulid siia, ma vastan sulle siis ära need asjad on ju. Et me näeme seda, et lõpptarbija, kes on nõus raha maksma, kes on kvaliteeditundlik, mitte hinnatundlik, ta tahab saada seda luksusteenust ka ohutult. Et hügien on ülioluline. Kas Eestis on iluteenuste hügieenitase üldiselt hea või leidub veel palju arenguruumi? No mina vastaksin siin nii palju, et ma ise iluteenustes, seal kus mina käin, seal ma olen hügienis kindel. Et ma näen, kuidas seal tüdrukud ja naised toimetavad. Ma tean, et nad käivad üritustel, koolitustel, aga need õpilased, kes tulevad minu juurde koolitusele, siis nemad muidugi räägivad igasuguseid jutte, mis mulle tundus, et need on seal juba milleeniumia jutud, et 2000. aastal oli see topsik meil seal laua peal, kus olid viilid, tangid on ja siis sa võtadki selle viimase küünetangi, sealt pühid selle mari küünenahad tüki sealt vahelt ära, puhud
ja hakkad siis Kätlinil küüsi tegema, on ju, lõikama seda kutiikulat, et mina arvasin, et need ajad on läbi, aga mida ma ikkagist kuulen, on see, et tehakse tööd ühistes ruumides ja siis küünetehnik ütlebki, tead, mina tunnen, et minul ongi vaja hügieenis paremaid teadmisi, ma olen ise panustanud sinna, ma olen käinud koolitustel, aga näiteks minu kolleeg kõrval seda ei tee. Ja jõuabki sinna maale, et tegelikult ma olen öelnud niimoodi, et kui sa teed sellise kolleegiga ühises ruumis tööd, siis tegelikult sa võid olla nii hügieeniline ja puhas, kui sa tahad, aga see on otsene sinu maine risk, sellepärast, et see nii-öelda põrsastehnik, jah, vabandan väljenduse eest võib-olla, aga no tõesti see tehnik, kes ei jälgi hügieeni, siis tegelikult tema klient ütleb oma sõbrannale, ma käin seal, on ju, seal on natuke tolmune, aga ta tegelikult kohe automaatselt viib ka selle maine alla sellel puhtal tehnikul, kes jälgib seda hügieeni. Et mina ütlen nii, et mina näen seda, et asjad on kindlasti paremaks läinud. Neid iluteenusi, mida mina tarbin ja kelle juures mina käin, need tehnikud on väga hügieeniteadlikud, aga ma kuulen ikkagi vastupidist ja see on muidugi kurb, et ma kuulen vastupidist. Kuidas teil seal Viimsis on? Meil on seal tõesti igasuguseid lugusid, et et ma kohe praegu lasen silmade eest läbi, kes meil need tehnikud on ja täpselt sama seis, et mõned on üli tublid ja siis mõni on selline, et tõesti juba pilte vaadates sa aimad, et seal on puudujääke. Me vajame listi siis, kelle juures sa käid. Et olla kindel. No selles mõttes, et tegelikult, kui ma vaatan ka oma Instagrami, keda ma jälgin, et ma ütleksin niimoodi, et tõsiselt 90% on ikkagist neid, kes jälgib seda hügieeni ja mulle tulebki vahepeal tõesti üllatuseks, et ikka ja jälle ma kuulen või ma näen kellegi stories, et käisin seal küntes, tehti salaja pilti ja seal on täielik košmaar lihtsalt ja mõtled, et päriselt, et kuidas see veel võimalik on, kuna see hügieen on läinud ju praegu nii laiali, selles mõttes laiali, et need teadmised on nii kättesaadavad, et kuidas on ikka veel neid inimesi, kes ei tea sellest mitte midagi. Et ma ei räägigi, et nagu natukene ei tea, aga mõni ei tea tõesti mitte midagi. Aga tulebki, klient on rahul, 20 aastat on teinud seda niimoodi, on ju, kutaseptiga muudkui pritsib selleks oma asju üle ja arvabki, et see on okei, sest nii me alustasime kõik. Mina olin ka ju see tehnik, kes alustas, et topsikus olid asjad, sest mind õpetati niimoodi. Ja minu ükski koolitus ka ei alganud hügieeniteadmistega, et see oligi samad pintsetid kõigile, on ju, las minna, sama viil, kõik. Olidki sahtlis. Jah. Sa mainisid natuke seda rahvatervise seadust põgusalt, et kas võime natukene avada ka seda, mis sügisel muutuma hakkab ja kas hakkab muutuma üldse? No selles mõttes, et seadus hakkab kehtima, tahame või ei taha, see on vastu võetud, see hakkab kehtima 1. september. Aga et kirgi on kütnud siis see määrus seal ümber, on ju, et kord siis see määrus juba oli pooleldi vastu võetud, siis jälle mitte ministri vahetamise tõttu. Et ikka muidugi vaatame, mis küsimused seal on, vaatame, mis me sealt välja nopime. Võib-olla olekski vaja sellist selgelt nimekirja või listi, et mida siis mina kui ilutegija jälgima nüüd pean, et ma olen ju käinud koolitusi, on ju, olen teie infopäeval käinud, hügieenist natukene nagu ka tean. Palju! Et kas nüüd on okei või on veel midagi, mida ma peaksin teadma, et tervisetõendi tegin. Väga tubli. Selles mõttes, et uuendasin, et mis siis veel? Kätlin, võib-olla sa seaduse osas kohe lahmid siia kohe vastused. Sul on lahti ka. Selle rahva tervishoiu seadusega on tõesti siis see tore punkt, et ka ilutegijate siis määrus siin muutub ja kui siin ikkagi pärast meie üritust oli ka tohutu vastukaja, et kindlasti seda vastu ei võeta ja issand jumala 20 aastat on seda määruse muudatust tehtud, ja nüüd see on kuskil sahtlis ja see kindlasti
kindlasti sinna ta jääb, et siis viimane vestlus Terviseametiga oli ikkagi see, kus jäi kõlama sõnum, et sahtlisse see ei jää, et see on 20 aastat ikkagi on teda lihvitud ja tänaseks on tõesti ka Haridusministeerium sellele oma aktsepteeringu andnud. Haridusministeerium on teinud sinna sisse veel mingeid parandusettepanekuid, kuid neid ma ei oska täpselt kommenteerida, see on kinnitamisel, aga see määrus kindlasti vastu võetakse, et tõesti ilutegijatele annan siis sõnumi, et see määrus tuleb. Selle määrusega on tegelikult hästi lihtne, et kui seal tekitas nagu tohutut eufooriat ja pahameelt see, et issekene, et kas siis minu varasemad tõendid, tunnistused, sertifikateid enam ei kehti, et siis kõik kehtivad edasi, et see on ikkagi andnud teile kogemused ja te töötate täna, et see on kõik väga okei. Et selles seaduses on võib-olla või selles määruses on nüüd lihtsalt rohkem kehtestatud neid punkte, et mis olid ennem võib-olla mitme seaduse vahel nagu laiali, et nad on nüüd koondatud, kus siis tulebki välja tõesti ka see, et iga iluteenuse pakkuja, ta peab oskama andma esmaabi, ta peab olema läbinud päriselt hügieenikoolitusi, tõesti, ja seal on nagu üks tore lause, mis mulle tõesti meeldib, on see, et nüüd on niimoodi, et iluteenuse pakkuja võiks või on soovituslik iga aasta ennast täiendada. Järjepidevalt, et seda aastat küll seal ei olnud kirjas, aga järjepidevalt täiendamine, mis ongi see, et justkui me iga aasta käime kuskil oma eriala nagu infot kogumas. See ei pea olema koolitus, see võib olla infopäev, seminar, tõesti, et see toetab nagu sinu arengut. Ja kui siin oli küsimus, et kas tõesti, et ainult mingi tunnistus on siis see, mis tõendab, et ma olen saanud uusi teadmisi, siis kindlasti nii ei ole, et meil on ju väga palju häid seminarid, tootetutvustusi, mis ju kõik annab meile teadmisi juurde ja see uus määrus siis võib-olla toobki rohkem välja, et kui meil oli vana määruse järgi, olid meil iluteenindaja, kosmeetik, juuksur ja maniküüri ja küünetehnik. Jah, et see oli sinna kosmeetika alla kirjutatud, et siis meil on tõesti uue määrusega on siis Eestis nüüd olemas ripsmetehnikud, juuksepikenduse panijad, püsimeikarid, tatoveerijad on meil olemas, küünetehnikud on eraldi välja toodud, et meil oleme justkui nüüd väga rikastunud, et see ongi see, et väga tihti teenused arenevad kiiremini kui seadused ja see on nagu loomulik protsess, et me juba seda teenust teeme, aga määrust, mis seda reguleerib, ei ole veel. Aga nüüd see tuleb ja selles mõttes kõikidele ikkagi iluteenuse pakkujatele see, et pakkuge ohutut teenust, täiendage ennast ja hoidke ennast oma teemavaldkonnaga kursis. Et see ongi see pidev areng, mida siis see määrus nagu tegelikult toetab ja tuletab meelde. Et jah, et nüüd on nagu välja toodud, et kindlasti ilutegija siis, kes pakub teenust, peab tagama hügieeni, see tähendabki seda, et peab olema läbitud hügieenikoolitus. Kui selles salongis sa oled ka esmaabi eest vastutaja, siis sul peab olema esmaabi andja koolitus tehtud. Kui seal salongis on keegi, kes on esmaabi eest vastutav, siis sinul ei pea seda olema, aga kui sa oled üksinda, sa töötad üksinda või siis sa rendid endale kohta ja sa oled oma firma esindajana seal üksinda ikkagist, siis sul peab olema läbitud see koolitus. Samamoodi, kui sinu töös on kasutusel biotsiidid ehk siis kemikaalid, millega sa siis oma instrumente desinfitseerid, põrandaid pesed, siis ka kutselise biotsiidi kasutaja koolitus peab sul olema tehtud. Nii, oota, üks oli veel ju? Ei olnud. Siis oli erialane. Ja see eriala, et näed, läkski ju kohe, hakkasin siin mõtlema, et ehk siis erialane ja see tähendabki seda, et muidugi ideaalses maailmas see võiks olla selline baaskoolitus, mis siis sisaldab näiteks küünetehnikutele ja juuksuritel on üpris lihtne, meil on olemas kutsestandard, mille järgi meil on olemas riiklikud standardid, mille järgi me peaksime siis õppima ja kutsestandardit vaadates meil on olemas seal hügieeniteadmised,
kliendi teenindamise oskus, eks ole, mis ei ole ka väheoluline. Samamoodi meil peabki olema tööohutus, ergonoomika, ehk siis tegelikult see kõik ongi ju osa sinu teenuse pakkumisest, jah. Näiteks ripsmetehnikutel tõesti ei ole kutsestandardit ja see tähendabki seda, et tegelikult iga ripsmekoolitaja võibki panna kokku oma mingisuguse õppekava ja koolitada suvaliselt, on ju, aga tark ripsmekoolitaja, ta saab aru, et kui juba ühel iluteenusel on olemas meil kutsestandard, ehk siis me saame riikliku tunnistuse, me oleme nagu riigikutsega ilutegija ja seal on olemas mingisugused standardid, mille järgi me pakume seda iluteenust, siis tark ripsmekoolitaja või kulmukoolitaja või mis iganes ilukoolitaja võtabki aluseks endale siis mingisuguse kutsestandardi ja lihtsalt praktiliselt asendab oma koolitatava teenuse sinna sisse, on ju. Samamoodi me räägime hügienist, me räägime tööohutusest, ergonoomikust, kuidas istuda, liimiaurud, meil on vaja maski, hea kui oleks parema filtreerimise omadusega, on ju, meil on vaja ventilatsiooni, meil on vaja õhuvahetust, ma ei tea, meil on vaja mingit teatud valgust seal, eks ole, enda ergonoomika, kliendi ergonoomika, et tegelikult see, et seadus nüüd justkui reguleerib konkreetsemaks, see on ainult hea ka ilutegija enda vastu. Ehk siis ei olegi niimoodi, et ma olen 20-aastase staažiga, ma ei tea, ripsmetehnik on ju või küünetehnik seal, olengi käinud ainult ühel koolitusel. Tegelikult kui palju usaldust see tekitab kliendil? No ei tekita ju. Klient tahab ka teada, et kuule, kas sa tead näiteks on ju, et on olemas UV LED-liimid nüüd on ju, et jällegi see on selline variant, mis sobib allergikutele, eks ole. Ma ei tea, kas sa tead, et on olemas ergonoomilised seal mingisugused voodid ja no mis iganes on ju. Et tegelikult me peamegi uuendama ja need seadused, nad räägivad ikkagi meie kasuks ja klientide kasuks. Ehk siis see on täiesti okei, et tuleb osata kasutada biotsiidi, kemikaali ja kui te ei oska seda kasutada, siis jällegi me jõuame sinna, et me võime tekitada tervisekahju kliendile, on ju, iseendale. Ma ei tea, ongi seal hakkavad, räägin ühe loo võib-olla siia kohe, et nagu mul ka üks õpilane ütles, et kuule, hakkasin nüüd kasutama seda kõrgdesinfektsiooni, seda lahust, eks ole, ja ma ei saa aru, mis värk on, mis värk on. Näpunahad ketendavad. Ma mingi, mis mõttes näpunahad ketendavad? Ma ei tea, et nagu hakkasid ketendama, ehk siis nagu tuleb nahk maha näppude pealt. Ma ütlesin, okei, nii, võtame nüüd step by step. Kuidas sa teed seda lahust? No nagu sa ütlesid, võtan vett, panen nii palju vett, siis võtan seda pulbrit, segan läbi. Ma ütlesin, nii, millega sa segad? No näpuga ruttu segan. Ma mingi, oota, kindad on ikka käes. Ei, mis ma hakkan seda kinnast raiskama? Segan näpuga läbi. Ja ma ütlesin, et noh, kas siis nagu vaatame nüüd ohupiktogrammi, eks ole, seal siis selle ämbri peal, seal on ju isegi nagu joonistatud välja, et seal on näpp ja seal on näpu peal, kui läheb sinna piisk, siis näpu sisse tekib auk, ehk siis tegu on söövitava ainega, mitte ainult eluskoele, vaid ka pindadele, et kui see söövitab pinda, lauda mingisugust, eks ole, siis suure tõenäosusega ta söövitab sul nagu naha otsast ära. Ja me jõudsimegi tegelikult sinna, et tuleb rääkida väga detailselt, kuidas mida teha, et ka need seadused, mida detailsemaks nad lähevad, nad töötavad ikkagi meie kasuks. Et see ongi täiesti okei omada erialast tunnistust, eks ole, siis noh, jällegi esmaabi, millest me rääkisime, et kui te olete seal ongi see esmaabi andja eest vastutav isik, siis biotsiid, kui te töötate biotsiidiga ja hügieen loomulikult ja jällegi, kui te olete ühe korra need läbinud, ei tähenda, et teist korda ei peaks, et jällegi see elukestva õppega spetsialist me oleme, et kui me oleksime palgatöötaja, siis sinu ülemus ütleb nii, eks ole, seal Kati-Mati, homme on sul seal, ma ei tea, tööohutuse koolitus, lähed sinna, pead ära käima, istud oma tunnid täis, pead ära käima. Sellepärast seadusega on ette nähtud, aga meil on ka seadusega ette nähtud. Aga kuna me oleme ise enda tööandja, siis meie olemegi need ise, kes saadavad ise ennast koolitustele. Ja lähebki jälle 3 aastat mööda, jälle läheme käime ära. Läheb aasta mööda, võib-olla tahan täiendada, värskendada. Lähen käin uuesti koolitusel.
et veel kord jah, et seaduste selline nagu konkreetsemaks muutmine iluteenuste kaupa on ikkagi meie enda hüvangu jaoks ja loomulikult meie kliendi jaoks. Kas teie sügisel üritusel Terviseametnik tuleb rääkima ka sel teemal või on teil mingi muu teema plaanis? Terviseametiga ja Terviseamet tuleb kindlasti. Oktoobris, siis 10. oktoobril meil on Tallinnas Tehnopolis ilutegijate infopäev, jah. Et Terviseamet on kindlasti kohal. Koduleheküljel ka praegu on see Terviseameti esinemise lahter suhteliselt tühi, kuna me olemegi Terviseametiga leppinud kokku, et me räägime nendel teemadel, mis sellel hetkel on siis kõige põletatavamad. Ehk siis me kindlasti jälle puudutame määrust, et mis on kus järgus või mida nad teevad. Või ehk juba vastu võetud. Jah, et me loodame, et see on vastu võetud, kuna Terviseamet ise loodab ka. Ja siis kindlasti, Terviseamet ütles ka, et kuna iga aasta on neil alati kindel eesmärk, mida nende kontrollinspektsioon siis kontrollib Terviseametit, kui nad tulevad salongi, siis äkki oktoobriks on neil olemas ka paigas, millega nad tegelevad 2026 aastal. Fookusteemad, mida kontrollitakse. Me võib-olla siis arutame ka seda, et see aasta on fookuses siis lasermasinad, et kui kellegi juurde ei ole veel Terviseamet jõudnud, siis teadke, et see aasta on fookuses siis lasermasinad, mida siis salongides kasutatakse ja Terviseametil on jah iga aasta siis ka kindel fookus. Ja ma arvan, et Terviseamet kindlasti tuleb, kui on küsimusi Terviseametile, võib meile alati neid kirjutada, et me saame neid ka jooksvalt esitada ja postitada, nagu praegu oli ka see TPO teema, mida me siis ka natukene nagu vahendasime ja käisime maad kuulamas, et me püüame ise mitte mingit seisukohta nagu võtta, vaid me oleme ikkagi vahendame neid ja siis tõesti, et kuidagi pehmendada ka mingit infokulgu, et fakt on ju see, et me tõesti ei suuda kõik jälgida, mis meie sektoris toimub ja ega me ei teagi kõiki asju, mis toimub ja siis ongi hea, kui me jälgime mitut kanalit, et kus see info siis lõpuks kokku jookseb. Jah, et meie ilusektori Instagramis siis ka tavaliselt enne jällegi üritust me oleme pannud ka küsimuste kastid ülesse, et kui on konkreetselt küsimus näiteks sellele eksperdile, kes tuleb esinema või siis ametnikule, kes tuleb esinema ja mul ongi ääretult hea meel, et päris aktiivsed on meie jälgijad ja nad kirjutavad ja tegelikult kõikidel üritustel me oleme ka suutnud suurem osa nendest küsimustest peale siis selle esineja esinemist avatud mikrofoni voorus ka ära küsida. Et jah, võib olla tõesti mõned vastused on olnud sellised natukene ümmargused, aga siinkohal tihti sellised ümmargused vastused võib olla ka tulenevalt sellest, et kui ei olegi kindlust ega ei ole vastu võetud konkreetselt nagu määrust, et siis me ei saagi konkreetselt nagu rääkida nendest asjadest. Aga jah, 10. oktoobril Terviseamet tuleb ja ma arvan, et selleks ajaks kindlasti on juba tulnud mingisugune väga hea ja põletav teema, mida me saame rääkida. Et praegu veel natukese ootame. No, kuidas teile tundub, kuidas ilutegijad reageerivad nendele uuendustele ja muutustele? Kuule, uuendused on alati ju vastikud ja tekitavad meis nagu seda tunnet, et jälle mingi muutus, aga lõppfookus on ikkagi see, et pakkuda ohutut teenust, eelkõige, et me hoiaksime ka ise enda vaimset tervist, enda tervist, et ma ei tea, mina tegelikult usun, et muutused on head, aga alati on nendega mingites kontekstides raske kohaneda, et see on samamoodi nagu öeldaksegi, et mis ventilatsiooninõuded või nii. Aga jah, et ma usun, et Eesti ilutegijate maastik kõnnib nagu päris heal tasapinnal, et muutused on head.
kuna nad lihtsalt hirmutavad ja me ei mõista neid muutusi lõpuni ja võib-olla need muutused ja need muudatused ongi meie jaoks välja kirjutatud natukene keeruliselt, eriti kui nad on näiteks kuidagi seotud seadustega, siis seadust lugeda te ise saate ka aru, on ju, et see ei ole selline sipsikuraamat. et selle jaoks on vaja natukene nagu võtta aeg maha ja ongi hea, kui on olemas keegi või mõni üritus, kes natukene neid seaduse muudatusi teebki lihtsamaks, et saadki aru lõpuks siis, et okei, et kui hirmus see siis tegelikult on. Ja tihti tulebki välja, et see muudatus tegelikult kõlab hirmsamalt, aga on tegelikult meie jaoks hoopis kasulik. Et vahepeal muudatused kõlavad hirmsalt, aga sisu on toetav. Jah, et kui meie esimesel üritusel oli ju ka kohal jurist, siis oli samamoodi, et Krista peaaegu ei olekski saanud sealt lava pealt ära minna, kuna see oli küsimusi nii palju, on ju, ja siis tekitas näiteks ka tugevat arutelu see, et kas mul hinnakirjas siis võib olla see 3 punkti, et hind kuni või sealt, on ju, ja tegelikult on olemas täiesti kohtulahendeid, kus siis on samamoodi hinda vaidlustatud, et tegelikult ei tohi olla hinnakirja, kus siis on 30 eurot kuni, et see peab olema määratletud ja kõikidele ilutegijatele tõesti südamele siis ka see teema, et kui te pakute teenust, kus see hind võib olla muutuv, näiteks paigaldate juuksepikendusi või klient tuleb ripsmetesse ja ta ütleb, et oi, mul on nii hästi ja tegelikult tuleb kohale, siis te saate aru, et siin ei ole mitte poole tunni töö või 1,5 tunni töö, et siis olge nagu julged nagu seda hinda välja ütlema, et see on nagu oluline ja näiteks jurist tõigi ju ka seal infopäeval välja selle, et me ei julge nagu sellest rahast rääkida, aga tegelikult me oleme teenusepakkujad ja me peaksime julgema nagu rääkida ja hinnakiri peab olema hästi konkreetne, et ei tekiks mingeid kaheti arusaamasid ja see ongi nagu tore just meie nende infopäevade juures ka, et me tõesti võtame siis lauale nagu selliseid küsimusi, mida me justkui kuskil foorumites omavahel arutame ja siis tuleb jurist, ütleb, et tegelikult on nii ja siis me kõik istume seal saalis, mõtleme, et tahaks hirmsasti vastu vaielda, aga mis sa vaidled juristiga, kui ta siis toob sulle kohe välja ka 5 kohtulahendit, et tegelikult me saame siia toetuda, et ma võin väga palju ise tahta siin, et aga kõik taandub ikkagi sellele teadlikkusele ja ka kohtupraktikale. Kuidas te hindate koolituste mõju, kas inimesed võtavad teadmisi ka päriselt kasutusele? Või tulevad sellest sertifikaadi pärast? Oi, mina saan nüüd rääkida. Mina näen seda, et mina koolitajana võtan väga palju aega ja ma olen veel natukene selline koolitaja, kes ajab seda juuksekarva lõhki. Minu grupid on üliväiksed, 2 inimese kaupa ma ainult koolitan. Üldse ma olen selles mõttes jõudnud teadmisele, et ilu valdkonnas ei saa koolitada üks koolitaja nii-öelda väga suurt hulka inimest. Lihtsalt ei saa, sul pole võimalik, sest meie töö on nii filigraanne, et seda tuleb õpetada luubiga lihtsalt. Ja mina näen seda, et kui me oleme koolitusel saanud suurepärase tulemuse, õpilane on justkui võtnud, ma nimetan vahepeal ka õpilasi nagu svammideks, et nad imavad kogu selle info enda sisse. Ja ma olen nii õnnelik, ma mingi, vau, ta sai nii ägeda tulemuse, eriti kui ma näen tema enne, kui ta julgeb mulle näidata, me ka koolituse alguses räägime kõik kitsaskohad, et mis on kitsaskohad, mida nad tulevad parandama siia ja nagu, kus nad näevad, et nad saavad nii-öelda paremaks veel minna. Ja kui me näemegi, et oleme ära lahendanud need kitsaskohad, mida ta nii väga tahtis ära lahendada, ta lahendas koolitusel, me saime suurepärase tulemuse ja siis ta läheb koolituse klassist välja ja teeb järgmine päev näiteks töö ja ta paneb selle töö ülesse ja ma näen, et kuidas see on võimalik, et kõik vead, mida ta justkui lahendas tegelikult, on tagasi tulnud. Ja ongi 50-50 ikkagi, 50% õpilastest on siis need, kes päriselt võtavad selle aja
võtavad selle aja ja hambad ristis proovivad kõik õpitu ära rakendada oma töösse, et päriselt siis juba need vead ära likvideerida. Ja siis pool nendest õpilastest on ikkagist need, kes käisid ära, said ilusa töökoolitusel, millega nad saavad ennast edasi reklaamida näiteks, on ju. Aga nad lähevad mugavustsooni tagasi. Ja nad ei muuda tegelikult mitte midagi, nad said selle tunnistuse, nad panevad see, eks ole, sinna seina peal, ütlevad, ma olen Eerika juures koolitusel käinud, et justkui mulle on ka kirjutanud mõned kliendid, et käisin teie õpilase juures, vaadake, mis ta mulle tegi, siis ongi häbene silmad peast välja, on ju. Et kurb on, vanasti ma ei saanud magada selle tõttu, aga siis mul abikaasa tõi mind nagu maa peale tagasi, ütles ka, et Eerika, õppeklassis sa andsid endast kõik. Ehk siis sinu töö oli ära tehtud. Nüüd, kui see õpilane läheb klassist välja, sa ei saa enam vastutada tema eest, on ju. Täiskasvanud inimesed, et nad vastutavad ikkagi iseenda eest, on ju. Ja see on see koht, kus sa ei saa enam vastutada ja selle vastutuse võtab nüüd see õpilane. Et sul ei ole mõtet, vanasti oli ikkagi niimoodi, et siin 4 aastat tagasi ma ikkagi jälgisin, ma vaatasin Instagramis, et mis töö ta nüüd pani, kui see töö ei olnud koolitusel tehtud siis kvaliteediga, eks ole, siis ma kirjutasin, kuule, et me rääkisime sellest, et miks sa siin niimoodi teinud, et näiteks, et siin oleks saanud seda paremini ja siis ma sain aru, et tegelikult minu nõuannet ei ole neil vaja, nad ei taha seda. Nad ei taha seda ja nad isegi ei eeldanud, et ma hakkan neid stalkima, ma hakkan neid vaatama ja ma hakkan neid toetama enda nagu sellest nii-öelda koolitaja poole pealt, nad ei taha minu toetust. Ja ma olengi nagu endaga siin rahu teinud, et need siis, kes käivad koolitusel ära ja nad ise tunnevad, et nad tahavad tõsta oma taset ja nad käisid teadmiste pärast, siis nad tõstavad oma taset. Need, kes käisid tunnistuse pärast, need panevad uhkelt tunnistuse seina ja teevad oma tööd edasi nii, nagu nad on harjunud tegema. Et mina näen seda, et see läheb täiesti pooleks ja ka meie üritustega, ilusektori üritustega me näeme seda, et tuleb palju küsimusi, kas tunnistust saame peale teie üritusel käimist, et siis me oleme selgitanud ka, et ei, tunnistust ei saa, te saate tõendi, sellepärast et infopäev või seminar, et miks ta nagu kuidas öelda, erineb siis koolitusest, ongi see, et koolitus alati lõpeb õpiväljundiga. Mida see tähendab? See tähendab seda, et kui sa oled koolituse läbinud, sul on siis õpiväljundid, mida peale koolitust sa pead sooritama, jah? Ehk siis sa oled saavutanud need õpiväljundid, et kui on kirjas, et sa õpid, kuidas, ma ei tea, värvida naha alla, siis lõpetad koolituse nii, et me oleme naha alla ära värvinud ja sa oskad seda teha. Kui koolitusel on kirjas, et sa õpid ära, kuidas, ma ei tea, paigaldada mingit vettlukki, näiteks seal ripsmetel on ju, siis sa tead, et koolitus lõpeb sellega, et sa oled modelli peal läbi teinud vettluki ja sa oskad paigaldada, sa oskad seda skeemi teha, ja? Kui me räägime seminaridest või infopäevadest, siis seal ei lõppe teadmiste omandamine nii-öelda õpiväljundiga, vaid seal on see, et sa saad tõendi ja tõend tõendab lihtsalt seda, et sa oled selle päeva veetnud seal, kas sa päriselt kuulasid? Me ei saa tunnistada mitte kuidagi, jah. Kas sa päriselt omandasid mingit teadmist? Me ei saa mitte kuidagi nagu tunnistada seda. Et vahepeal mulle tundub ka endal, et ma peaksin hoopis tunnistuste asemel hakkama väljastama tõendeid. Et ilma õpiväljunditeta justkui, et käis ära koolitusel, sai tõendi. Kas ta päriselt midagi omastas või ei omastanud? Mul on selline tunne, et ma ei saa justkui tõendada seda. Aga jällegi koolituse raames kõik tuli välja, kõik õpiväljundid tegime linnukesed ära, eks ole, kas ta nüüd õppeklassist väljaspool ka seda teeb, siis ongi siuke kahe otsaga asi, et kas see tunnistus on siis nagu justkui tunnistab seda, et ta oskab neid asju või siis ei tunnista. Et 50-50. Aga milline on suurim väljakutse siis täiskasvanute koolitamisel ja kuidas üldse motiveerida selliseid õpilasi, kes ei taha siis omandada teadmisi? No tegelikult, kui me räägime nüüd koolitamisest, mis on siis nii-öelda, kus
õppija rahastab oma õpinguid ise, siis ikkagi täiskasvanutel on see sisemine motivatsioon, et neid ema pole seal kaika kajanud minu sinna õppeklassi, on ju, et nad tulevad, istuvad vabatahtlikult seal. Et selles mõttes nagu motivatsiooniga on justkui kõik korras, ehk siis sa maksad raha, sa tuled kohale, sa oled selle päeva seal ära. Et sellist asja, et õppija nagu tuleb ja ta ei viitsi teha või ta ei tule kohale, seda on olnud nendel aegadel, kui ma olin Töötukassa lepinguline partner. No ma olen ka siiani, aga hetkel siis Töötukassa lihtsalt ei rahasta iluteenuseid. Aga tollal ma nägin küll seda, et kui sul oli see rahastus käes, siis oli päris mitmeid juhtumeid, kus õpilane ei tule kohale. Viimasel ajal näiteks seal viimasel minutil jäi haigeks, kuigi küll näiteks vaatad, et hoopis kuskil peo pealt tulnud on ju. Kus lihtsalt päeva teises pooles võib öelda, ma olen väsinud, ma olen koju. On ju? Aga siis sul ongi ripsme klient on näiteks laua taga seal lamab. Ja siis ta lähebki ka 3 karvaga ära, lihtsalt. Et seda sisemist motivatsiooni tegelikult sellisel puhul oli palju vähem. Kui sa just mõtlesid, see on nii lihtne, aga kas iluteenuse õppimine või pakkumine on lihtne? Absoluutselt ei ole ju, see tundub nii lihtne, on ju kõrvalt vaatajana, et ka mina oma koolitustel, ma näen seda, et tüdrukud ütlevad, et jumal tänatud, et ainult üks käsi oli või ma ei arvanud, et nii raske on või algajate koolitustel on üldse niimoodi, et 3. päeval, no ma näen, et ikkagi see klomp on kurgus, et tahaks nagu nutma hakata, sest et ei arvanud, et see šablooni paigaldamine võtab 1 tunni, eks ole, seal ühel käel võib-olla. Et paraku on see koht, et sisemise motivatsiooniga justkui kõik on hästi, aga võt juhtubki see mugavustsooni tagasi minek väga tihti peale koolitust. Aga kas sa korraldad ka alaealistele koolitusi? Tuli selline küsimus, et kui alaealine tahab õppida näiteks küünetehnikuks või kuidas sellele peaks lähenema, et kas see on nagu reaalselt võimalik selles mõttes või kas see tohiks olla võimalik? No tegelikult, kui sa oledki nüüd eraettevõtja ja sa oled siis, sinu koolitusasutus on registreeritud kui koolitusasutus, siis tegelikult õpingu alustamise tingimused on siis selline punkt olemas, sa ise tegelikult määratled. Ja õpingu alustamise tingimused, jällegi võivad ollagi ainult kutsekooli baasil. Sa võid panna näiteks sellise tingimuse või siis sa võid panna vanuselise piirangu, näiteks alates 18. Et tegelikult on niimoodi, et ma olen näinud erinevaid õppijaid. Ka 35-selt võib olla õpilane, kes vajab väga tugevat toetamist, väga tugevat, ehk siis ta ei ole üldse iseseisev ja siis on minu juures olnud ka 17-aastane tüdruk, kes oli ülitugevalt motiveeritud, ta oli juba enne seda tegelikult teinud küüsi, ehk siis ta juba ise ostis endale asjad, juba midagi tegi, väga palju ise uuris internetist, et oli näha, et ta on nagu ülikirega ja teda oli näiteks koolitada mul ikkagi lust, et mina pigem siin võtan väga individuaalselt, aga ikkagi õpingu alustamise tingimused võiks olla alates 18, sest et näiteks ka küünte puhul, kui me vaatame üldse anatoomilist poolt, on ju, siis alla 18 ei ole soovitatud üldse mingisugust kunstmaterjali küüntele panna, sellepärast et küüneplaat ei ole lõpuni välja arenenud ja võibki tekkida nagu selline nagu topeltstandardid, on ju, et küünetehnik on ise 17 ja siis endal suure tõenäosusega on ka juba need küüned peal, tänapäeva noori vaadates seal on juba 13-aastaselt, aga see on nii lai teema, et kuna see 3. riikidest tellimine on nii avatud, et siis see, mis meil siin küüneturu peal toimub, see on täielik košmaar muidugi, aga üldiselt et iga koolitusasutus või siis koolituskeskus paneb need õpingu alustamise tingimused ise paika, et kui tegu siis ei olegi riikliku kutsega, kui te ei väljasta riigi kutset, et siis kuidas tahate, võite ka 15-aastase võtta, aga minule on kirjutanud ka 13-aastane tüdruk, et siis ma ütlesin kindla ei, sest ma ütlesin ka, et esiteks see on ka füüsiliselt väga raske ja ka vaimselt väga raske ja kas 13-aastane tüdruk peaks
näiteks, kas ta oskab üldse teenindada klienti nagu täiskasvanud inimest, on ju. Et suure tõenäosusega seal tekivad nii-öelda, ma ei saa võib-olla öelda nagu vaimsed piirangud, aga ikkagist sellised erisused tekivad sisse. Et me peame ka tegelema probleemsete klientidega näiteks, on ju, ja kas 13-aastane suudab tegeleda probleemse kliendiga, no vaevalt. Lisaks ka seadusandlik pool, et täpselt kas 13 saab ettevõtet omada ja, või siis millise lepinguga sa peaksid ka tööl olema, on ju, et kui sa oled 13, millise koormusega sa peaksid töötama ja kas on üldse okei töötada, ma ei tea, kemikaalidega, on ju, et noh, jällegi millises ruumis sa töötad, et mina siin koha peal kindlasti ütleksin, et siin on väga palju agasid, et võiks ikkagi see 18 olla, et täiskasvanud inimene teab, mis teeb. Nii-öelda. Jah, nii-öelda. Oma arvates, jah. Kuhu suunas te ise tahaksite sektorit arendada, siis ilusektorit? Kätlin. No see on põnev küsimus, sellepärast, et Erikaga ju oli ikkagi plaan, et teeme aastas ühe ürituse, võtame tähtsamad teemad kokku ja siis esimene aasta näitas, et tegime hoopis 5 üritust. Et kindlasti on iga ürituse eesmärk ju kasvada. Et tahaks Siider sai lahti teetud. Lööme kokku nüüd. Et ikkagi on ju plaan, et et kasvame suuremaks ja ägedamaks, kuid Erikat ma siis kogu aeg hoian nagu ikkagi tagasi. Nüüd hoiad tagasi, enne ei saanud vedama, nüüd lihtsalt pidama. Et Erikaga siis jah, et mitte ei ole eesmärk kasvada lihtsalt suureks, vaid pigem on nagu tugevamaks ja teadlikumaks, et mitte see, et lähme nüüd ka Soome kooli nagu seda infopäeva tarkust jagama, on ju. Lähme. Ja Erika kohe läheks, on ju. Raamipiletid kohe. Et ma ikkagi, minu visioon on, et see ilusektori üritus, et ta peab kasvama ja meie eesmärk on ju tuua iluteenuste pakkujateni siis see nagu pusletükk, mida te võib-olla siis sealt seminarilt või koolituselt ei saa. Ehk selle pusletüki nimi on siis see juriidiline pool ja riigiasutused. Et ega siis riigiasutused ei jõua ju tulla iga ilutegija juurde, ega nad ei tulegi, et nendega peab ka oskama rääkida ja meelitada ja leida konkreetsed teemad. Ja meie eesmärk on siis see, et neid üritusi teha ja kuna seadused, määrused, ootused, kõik muutuvad ajas. Et nagu see ongi naljakas, et Terviseamet on justkui iga kord kohal, aga tegelikult on iga kord uus teema. Et me tõesti täna nagu kuskile rahvusvahelisele turule, ka Soome turule ei pressi ennast, vaid me näeme, et meil on siin Eestis nagu väga suur kasvamise ruum, et kui ma siin hommikul Erikale naersin, et kuule, et meil on ilusektoris ainult 1000 jälgijat, et kõigepealt me peame kasvama nagu sinu nagu konto Instagramis ikkagi 5000, et meil on nagu seda arenguruumi nagu veel päris nagu kõvasti, et just see Eesti ilusektor ja Eesti erinevad teenusepakkujad saaksid siis aru, et me ei võistle sellel alal, vaid me pakume igaüks individuaalset teenust ja me peame olema seal eksperdid. Aitäh! Ja see oli nii hästi öeldud, just see võistlemise moment, et kuidagi tundubki, et kõik tahavad midagi teha, üks tahab kuidagi ägedamalt teha, see on jumala okei, et lõpuks ometi on tegelikult ilutegijatele midagi sellist, tegelikult me Kätliniga natukene sellel teemal ka rääkisime, et need ilusektori üritused, see on see, millest meie tundsime puudust. Ehk siis, kui mina alustasin, mitte keegi ei rääkinud hügienist, mingisugusest seadusandlusest, mingisugusest maksudest, naljateed, aga see ongi täpselt see asi, millest me tundsime puudust. Ja siis see esimene üritus, ma ütlesin ka, et et kui ma oleksin alustav ilutegija ja ma saangi kas või kord aastas käia sellisel seminaril, siis ma saangi panna nagu kõik asjad nagu niimoodi üksteise järgi, kuidas öelda, paika, et ma saan täpselt aru, mida must tahetakse, kust ma saan infot edasi uurida, miks mul on seda vaja.
et noh, sa ütlesid, et me ei pressi ennast Soome turule, me lööme jalaga uksel lahti sinna varsti, ei ole midagi. Tahaks öelda, et tegelikult seal üritusel, kus mina käisin, oli ju Soomest tulnud Eesti. Ja. Et ei peagi võib-olla ise minema, varsti on lihtsalt Tallinkiga teete lepingu. Et tegelikult on tõesti hästi tore, et kuna ja mina nagu jälgin kogu seda statistikat, kes siis ostab pileteid ja ma võin täitsa käsi südamel öelda, et igal üritusel on olnud piiri tagant inimesi vähemalt 10 tükki, et selles mõttes on hästi tore, et tullakse ka siiapoole kuulama, kuna ma rääkisin ühe Soome tüdrukuga ja ta ütleski, et ta toimetab Soomes juba 5-7 aastat, aga ta ütleski see, et jaa, ma tahangi oma brändi luua, ma tahan tooteid teha, aga ma tahan selle teema teha endale eesti keeles selgeks, et siis seal turul nagu ma tean, kuhu poole hakata liikuma. Et see oli tegelikult hästi tore nagu tagasiside, et ta ongi olnud teenusepakkuja ja nüüd ta tunneb, et ta tahaks step edasi astuda ja ta saabki aru, et ma pean kõigepealt enda sees need asjad nagu lahti mõtestama, et siis seal turul osata kuskile poole liikuda või näiteks Eesti turul me oleme ju samamoodi saanud väga head tagasisidet, et see teema pani mind mõtlema ja see ongi see eesmärk, et panna mõtlema ja võib-olla nagu kaaluma ka, et kuhu ma oma järgmise sammu siis siin ilumaastikul astun. Just, et ma lisan siia seda, et see teema, mis oligi seotud, et loo oma bränd või tee oma toode, et kuna väga palju oli just seda, et igas salongis on alati müügis mingisugune nii-öelda kellegi tehtud möks, on ju. Ja me saime aru, et tegelikult meil on Eestis nii palju brände nagu teeme reklaami või? Näiteks nagu Joik on, Chemifarm, need on kõik Eesti brändid, need on meeletult suureks kasvanud. Ka ju tegelikult kus kohast enda koduköögist praktiliselt. Ja me tahtsimegi tuua näite, et ärge jätke selles mõttes nagu seda pooleli, seda teemat, et see ongi okei, kui me kõik teeme mingisuguse nii-öelda Mardi Laadale oma möksi, on ju, aga kui te lähete step edasi, on ju, ja me kutsusimegi siis Terviseameti just sellel teemal rääkima, et mida sul on vaja selle jaoks, et see bränd või sinu tehtud koduse kreem või mis iganes, on ju, et see oleks selline, et sa saaksid seda ametlikult müüa, võib-olla kasvada selleks rahvusvaheliseks brändiks, on ju, ja me saime peale seda seminari tegelikult läks ikka mööda mitmeid kuid ja me saime tegelikult tagasiside selle kohta, et tead, et ainult tänu sellele seminarile, seal oli muidugi 2 äärmust, üks oli see, kes ütles, et ma sain aru, et vastutus on, ma ei taha seda ja oli siis teine pool, kes ütles, et nüüd ma sain aru ja tänu teie seminarile ma võtsin ühendust terviseametnikuga ja seal oli ka mingi kemikaaljuht, mis iganes on ju, et nüüd minu bränd on nii-öelda ametlik ja ma müün uhkusega seda ja ma saan seda tegelikult ka vajadusel, ma ei tea, ükskõik kuhu suurde kaubamaja nagu pakkuda, et ma saan nüüd kasvada ja olen saanud edukaks, ehk siis äriliselt edukaks, et nad on hakanud raha sellega teenima. Et just kuna alguses võis tunduda see teema selline vastuoluline, et miks minul ilutegijal on vaja üldse teada midagi oma kosmeetikabrändist, on ju. Aga me olemegi jõudnud sinna, et kui sa oled väga pikalt juba olnud turu peal, siis mingi hetk sa tunned, et ma tahan nüüd oma enda brändi just tootena tuua siia ja kui sa oskad seda teha kohe õigesti, siis tegelikult see avab nagu edule ukse, mitte see, et sa proovid, siis komistad, proovid, siis jälle midagi läheb halvasti ja jällegi see on see koht, et kui mina võib-olla tulengi iluturule teemaga, et ma tahangi teha oma seda toodet, siis see oli ideaalne variant, kus nagu nii-öelda alustada, on ju, tuled, kuulad, saad üldse aru, kas tahad üldse teha või ei taha, et kui palju sa pead tegelikult sellega nagu nii-öelda jamama. Ja keda see teema huvitab, siis meil on olnud ka üks podcasti episood kosmeetikatoodete ohutushindajaga Triin Truuga, keda saab järgi kuulata ja seal on ka kõik asjad step by step välja toodud, sa saad põhimõtteliselt aru sellest, kas see teema on sinu jaoks või mitte. Ideaalne. Aga võtaks lõpetuseks paar kergemat küsimust ka ja kas teil on endal
olnud mõningaid naljakaid situatsioone, mis jääb teile eluks ajaks seoses tööga meelde, et meil ikka meeldib igasuguseid ämbreid kolistada ja küsida, et Kätlil kindlasti on. mul on kindlasti hästi palju, et noh, näiteks kui me räägime siin, et ilutegija peab olema läbinud esmaabikoolituse, siis ja minul on olnud 2 klienti, kes on laua taga ära minestanud, et noh, tõesti peaaegu püüad kinni nii, et laud ka lendab, siis mul on olnud klient, kes tuli suvine aeg, tuli mulle salongi ja ütles, et ma olen loputanud jalad ära, et õues nii valav on ja siis keeras kraani valele poole lahti ja põletus sai endale jala peale, kuna põhimõtteliselt, et ta ei katsunud vett, noh, et siis see on kohe vaata ka see, et me peame nagu olema erinevateks asjadeks salongis nagu valmis, et aga jaa, et mul on hästi palju olnud ka hästi südamlikke vestlusi laua taga, hästi ägedaid tutvusi ja mul on kindlasti nagu selle 20 aasta jooksul iluteenindajana töötades selliseid tutvusi, mis on jäänud nagu kestma kuni tänaseni, et mul on kliente, aga mul on näiteks olemas ka klient, kes oli kunagi minu esimene modell ja ta käib siiamaani minu juures, et siis me ikkagi viskame nagu nalja, et küünetehnikut sa nii naljalt ei vaheta, kui võib-olla oma meest või elukohta, et seega, et see on tõesti, et ole hea küünetehnik või teenusepakkuja, et siis leiad nagu väga usaldusväärseid suhteid. Et Eerikal on ka kindlasti mingeid ägedaid lugusid. Tegelikult ma just tahtsin öelda, et ma olen vist nii igav küünetehnikul, et selles mõttes see, mis sa tõid välja, et on selliseid lugusid, mis puudutavad hinge, ja seda küll, et sul peab olema selline nii-öelda hea filtreerimise võimalus, et sa lähed ikkagi õhtul koju ja sa ei ela läbi kõike seda, mida võib-olla need kliendid sulle päeva jooksul räägivad, sest et ma pigem ütleksin jah, et võib-olla naljakaid mitte nii palju, aga just selliseid mõtlema panevaid ja just sa saadki aru, et sa oled enamat kui küünetehnik või üldse ilutegija. Noh, kui ma muidugi ripsmeid paigaldasin, siis klient pidi tasa olema. Sellepärast muidu ei saa ripsmeid paigaldada, kui mõni räägib niimoodi, et seal silmad on vahepeal lahti ja pahupidi, on ju. Aga üldiselt küünetehnikutena ja, et tekib ka see energiavahetus, et noh, võib-olla keegi siin seda mambo-jambot ei usu, on ju, aga minul selles mõttes ma hoian ikkagist 2 tundi kliendil käest kinni ja tekib mingi selline side, energeetiline side ja tekib siis selline just see, et sa lähed õhtul koju ja sa proovid need teemad ära unustada just ja noh, muidugi kõige hullemad situatsioonid on ikkagi see, kui sul on 2 klienti pandud ühele ajale. Et noh, need asjad muidugi lõppesid ära, kui tuli broneeringssüsteem, eks ole, aga vahepeal, kui oligi kas broneeringssüsteemi mingisugune vahetus või seal ongi vahetus ja siis sa vaatad, et oh my god, 2 inimest samal ajal, siis tekib täpselt see sama koht, et kui hea probleemi lahendaja sa nüüd oled, on ju. Et kui küps sa oled, et sa jõuad siis sellisele lahendusele, mis kõigile sobib. Ja ka minul juhtus paar apsakat ka koolitustel niimoodi, mul on ainult 2 lauda ja siis 1 selline nagu abilauakene. Ja oligi, et juhtus ka paar korda sellist momenti, kui oligi kas e-poes oli näiteks platvormi vahetus, ehk siis e-poest sai osta endale koolitusi, mõni kirjutas otse ja broneerisid ära. Ja vaatad, 3 õpilast tuli täiesti õudne, mida nüüd teha. Ja no ikkagi klaarid ära, sellepärast, et minu juures käivad õpilased, ma ei tea, ka sealt Põlvast, Tartust, Valgast kuskil, mõni tuleb ka Soomest, et kusjuures Soomest on päris palju õpilasi, mille üle mul on ääretult hea meel muidugi. Ja siis ongi see, et mida nüüd teha. Sul on 3 inimest, sul on 1 modell. Nüüd hakkab ajuga nagu käima, on ju, et lahendadagi ära need sellised situatsioonid, et pigem selline hästi stressile vastupidav sa pead olema iluteenindajana, sest et see hõlmab palju rohkem kui lihtsalt iluteenuse pakkumist, et naljakat ei ole siin midagi, no pulss oli 200. Jah. Ma ei mäleta, kas sinu koolitusel äkki oli, kui tuli jutuks joodikust klient äkki. Jaa, selle unustasin üldse ära, sest issand jumal. See ei olnud minu enda klient, see oli mu kolleegi klient, kus me siis töötasime küünetehnikutena. Ja see oli siis minu salong ja mul oli seal töötaja ja ma tegin samal ajal ka küüsi. Ja tõesti oli klient, kes tuli kohale, istus laua taha,
issand, kui sa veel mäletad seda teemat, ma juba unustasin ära. Tuli kohale, istus laua taha ja küünetehnik võttis siis materjali maha ja klient ütles, ma lähen käin vetsus ära. Läks vetsu, oli kuskil 10 minutit ära. Viimsist. ei, mul on täpselt sama mingi lugu. Ma ei tea, äkki siis oli see sama klient, sest et pärast tuli välja ilutegijate grupis, et ta otsis endale tihti. Ja ühesõnaga 10 minutit ei olnud teda. Tuleb tagasi, istub laua taha ja läheb veel mingi 2 minutit mööda. Ja see naine lihtsalt viskab lääbakile maha, viinaaisud on üle pea. Ja siis kolleeg saab aru, et ta on täiesti purjus, nagu täiesti täis lihtsalt. Ja ta hakkas seal mingi kõva häälega rääkima. Ehk siis ta läkski alla vetsu. Kulistas oma pooliku sisse vist, eks ole, sest me pärast läksime vetsu, vaatasime, seal oli mingi alkoholipudel oli seal 0,5 liitrine ja seal oli ka muidugi, no ei tea, mis õnnetus tal siis sealt teiselt poolt juhtus, sellepärast, et see WC oli ikkagi väga kohutav, nägi välja ja see klient tegi niimoodi 3 korda. Saate aru, 3 korda, ehk siis no kolleeg mõtles, et no ma ei tea, äkki esimest korda, teist korda täpselt samamoodi. Kas ta juba tuli jommisena ja siis ta vahepeal jälle läks pausile ja tegi teist korda ja 3. korda siis kolleeg ütles talle, et kui sa soovid vetsu, siis mine käi kohe ära, on ju, sest et ta teadis, et raudselt nüüd, ma ei tea, võib-olla ka olid seal mingid narkootilised ained, ma ei oska öelda, aga sest see, kuidas ta nagu sekundiga muutus, nagu tuli täiesti viisakas naine ja pärast oli täis nagu kännuämblik lihtsalt. Ja 3. korral siis oli ka niimoodi, et kui sa soovid, käi kohe vetsus ära, ta mingi ei, ma ei soovi. Ja ikka, sa võtsid materjali maha, hakkasid maniküri tegema. No kuidas sa teed? Sa ei jäta pooleli ju. No võib-olla jätad ka. Aga no mul kolleeg ei jätnud ja ta läks vetsu ja täpselt samamoodi tuli jumala kännuämblik tagasi. Ehk siis kujuta ette, kui sa jood kiiresti selle alkoholi ära, siis sul lihtsalt suure tõenäoliselt lähebki 5 minutit ja siis kogu see alkohol ju nagu flipib sul niimoodi ära. Väga tore, ma arvan, et see sama klient on ka minu juures käinud. Täpselt sama muster. Me võime pärast selle aastaarvu nagu paika ajada, aga ma arvan, et minu juures on täpselt see sama klient käinud. Et täpselt samad kogemused, täpselt sama, et tundsin ära. Tõesti. Pärast peale podcasti vaatame, ma nime ei mäleta, aga ma enam-vähem mäletan seda välimust, kuidas tal oli. Või ma pärast siis saab vaadata selle järgi. Tallinn on väike. Ja pärast ta veel otsis, siis kolleeg ütles talle ka, et kõik, et ma rohkem sulle aega ei paku, sellepärast selline käitumine ei sobi, on ju. Ja siis ta läks ilutegijate gruppi, ütles, et ma otsin uut küünetehnikut, selle küünetehnikuga ühesõnaga mõtlesin mingi loo välja. Me loeme seda ja mõtleme, kuidas see võimalik on ju, et nagu ja keegi tundis selle kliendi ära ja ikkagi kommenteeris, et tegelikult ma saan aru, et asi ei olnud tehnikus, vaid see probleem on teie käitumises suure tõenäosusega. Muidugi siis see postitus kadus väga kiiresti ära sealt, aga ma saangi aru, siis äkki on mingi sari alkohoolikuga, kes käib niimoodi. Väga huvitav. Õnneks ei ole selliseid juhtunud endale. Aga küsimused said otsa. Kas teil on endal midagi, mida te tahaksite veel kuulajatele välja tuua? Minul on küll tegelikult üks mõte, mis võiks kõnetada kõiki ilutegijaid, et ära püüa olla kõigile klientidele meele järgi, vaid leia nagu hästi kindel oma siis see teenuse stiil, mida sa nagu pakud, sellepärast, et ma näen teenusepakkujaid, kes siis tahavadki osata kõik asju selles valdkonnas, et teen ideaalset prantslast, teen ideaalseid kunstküüsi, teen kõike, aga seda ei ole vaja. Et näiteks mina võin julgelt käsi südamel panna ja öelda, et mina prantsuse maniküri ei tee ja pole 20 aastat teinud ja ei kavatse seda teha ka ja paljud siis ikka küsivad, miks sa ei tee, ja siis mõtlen, et mul on laisk, ma ei viitsi seda ära õppida. Aga selle eest jälle see võib-olla see tavaline klassikaline maniküür on siis mul nii palju parem. Et kõikidele ilutegijatele tõesti see, et jääge iseendaks ja leidke siis see enda stiil ja julgege seda teenust nagu pakkuda siis nagu väga-väga hästi, et see on küll minu sõnum nagu, et teenuse pakkujale. Ma olen Kätliniga siin täiesti nõus ja võib-olla ma laiendaksingi seda sama sõnumit, sest ma olen sinuga väga ühel meelel, et see on nagu nende tattoo
meistritega, on ju, ehk siis üks teeb ainult värvilisi, üks teeb ainult mustvalgeid, üks teeb ainult võib-olla sliivi. Ta ütlebki, et kuule, ma ei võta oma seda nõela väljagi, kui ma ei saa tervet selga teha, on ju. Ja see ongi täiesti okei ka küünetehnikutel ja üldse tegelikult igal ilutegijal olla oma stiili nii-öelda edendaja, et sa ei pea oskama tegelikult kõike, jää truuks endale, sest et sealt tuleb see läbipõlemine, kui sa hakkad tegema seda, mida sa tegelikult ei taha teha. Et noh, mina näen küünetehikutel seda, et kui tulevad juba caps lockiga need story'd Instagramis, pikki küüsi ei tee, on ju, miks, sest et küsib liiga vähe raha. Kui ma küsiksin 120 € pikkade küünte eest, ma teeksin hea meelega, ma teeksin 1 kliendi päevas, on ju. Või siis, et mitu korda ma olen kirjutanud, et peale kella 5 ma enam ei tee, on ju, tööd, et või rakendub mingi ekstra aeg. Ehk siis me oleme juba nii nagu piiri peale aetud sellepärast, et me teeme midagi endale vastu. Et kui me jääksime ise endaks täpselt ja me pakuksime ainult seda teenust, mida me päriselt tahame teha, millest me tunneme rõõmu ja teeme seda tööd nagu kergusega, siis ka ei teki seda läbipõlemist. Ja mina tahan omalt poolt ka öelda veel seda, et kindlasti me ootame kõiki ilutegijaid 10. oktoobril ilutegijate infopäevale. Toimub siis Tallinnas Tehnopolis Veenuse saalis ja ilusektor.ee, see on e-pood, kus te saate siis osta veel pileteid, et pileteid veel õnneks on. Ja mul on ääretult hea meel kõikide ilutegijate üle, kes on juba käinud meie üritustel ja et me oleme saanud nii palju head ja sooja tagasiside, et me teeme seda õiget asja. Et kindlasti kõiki kuulajaid ootan ka sinna. Nõustun, teete väga õiget asja. Olen käinud ja alati nii palju targemaks saanud, et selles mõttes tõesti ühte päeva nii palju erinevaid teemasid veel kokku panna, et ikkagi on väga-väga hea. Aga see aasta teil natuke vist muutus ka, et on see messi see osa aasta me teeme, et tõesti meie käest on pidevalt küsitud, et miks teil ei ole messiala, tahaks asju kaasa osta. Me oleme vaikselt nagu pand sisse, nagu 1-2 lauda oleme sisse pand, vaata. Aga nüüd siis meil on plaanis tõesti 9 müügilauda. Võime siis välja öelda, et hügieeniala, mis on nagu ju ilutegijatele nagu nii oluline, et siis tõesti müügilauaga on väljas Good Point, et kindlasti saate koha pealt osta, aga meil on veel pakkuda 3 lauda ja me tõesti ootaksime sinna võib-olla mõnda kosmeetikabrändi veel, võib-olla mõnda juuksebrändi. Küünebrändid on juba olemas, siis hügieenibränd on kaetud, ripsmed olid vist ka olemas. Aga ikkagi võib-olla ootaks veel näiteks ühte brändi, et me praegu neid välja ei ütle, kes on ennast nagu juba registreerinud. Jah, et seega 6 lauda on kinni ja 3 on siis jäänud. Ja, et ikka postitage, me tegime postituse ka, et keda te seal näha tahaksite ja siis üks firma ütleski nii armsalt, et nägin, et minu nimi kordus seal, et tuleksin siis sinna. Aga põnev. Nüüd on natuke ootusärevust ka. Maksime teada, kes on ripsmebränd. Peame pärast rääkima. Aga aitäh, et tulite. Aitäh, et kuulasite tänast episoodi. Suured tänud teile. Ja aitäh, et jagasite oma teadmisi, kogemusi ja kirge iluvaldkonna arendamise vastu. Oli silmi avaldav kuulda, kui palju on veel teha, aga väga julgustav näha, et eestvedajaid nagu teie on olemas. Ja kui sul tekkis mõtteid, küsimusi või soovid nende tegemiste kohta rohkem teada, siis vaata kindlasti ka saate kirjeldust. Jagame seal siis erinevaid linke ja kasulikke viiteid, kuidas siis ka endale ilusektori üritusele näiteks pilet osta. Ja ära unusta meid jälgida ning jaga episoodi ka oma kolleegide või sõpradega, eriti nendega, kes on seotud siis ilumaailmaga. Seniks kohtume juba järgmises episoodis. Püsigem teadlikud, hoolivad ja ausad nii enda kui ka teiste vastu. Tšau!